kujutame ette maailma kaarti ja teeme sellised punased laigukesed kohtadesse, kus teie tehnoloogiat on kasutatud või soovitakse kasutada, siis see kaart saaks päris kirju. Ikka on. Tähendab, ütleme, Läänemere äärsed maad on kõik kasutanud seda tehnoloogiat, kas siis meie ikka koostöös või siis on ka ostetud ära. Näiteks Poola Teaduste Akadeemia laeva peal, Oceania peal oli meie lidar tükk aega. Üle 10 aasta, vist 15 aastat töötas. Kus veel? Märkimisväärselt kaua. Ja me oleme, ja Norras oleme käinud ka veel lisaks sellele. Koostöö algas juba siin soomlastega ja poolakatega, sakslastega ja rootslastega. Siis oleme käinud Atlandil, kui oli veel Arnold Weimer, hiljem Livonia. Nii et väga palju kilomeetrid on merelidariga sõidetud. Hiljem tuli tehnoloogiasse lennulidarid, kui tehnoloogilised võimalused paranesid. Väga raske on muidugi täita niivõrd vastukäivaid tingimusi, nagu see lidartehnoloogia esitab. Et ülinõrku signaale väga tugeva fooni valguse taustal avastada ja et see aparatuur oleks võimalikult kerge ja võtaks vähe võimsust ja see kõik on nii vastukäivad tingimused, et mingi kompromisse tuleb teha ja kellegi käest ei ole ka midagi maha viksida. Kõik tuleb ise välja mõelda. Aga sellest on ka hea, et meie seadmed on meie intellektuaalne looming. Meil ei ole vaja kellelegi litsentsitasusid maksta, me võime ise kellelegi neid võib-olla müüa või pakkuda. Millega teie konkreetselt siin firmas tegelete? Mina olen olnud alguses, kui see firma alguse sai, siis me olime kõik teadlased. Üsna sinisilmsed. Mis mõttes? Naiivsed ikkagi. Teadlased ei ole ju ärimehed. Aga oli seal olukord, kus meil ei olnud selliseid instrumente, mida me oleks tahtnud kasutada. Me teadsime, kuidas nad peaksid olema tehtud. Leidsime Eestis ka vastavaid kohti, kus neid kokku pandi. Kõiki neid komponente oli võimalik koha peal nagu toota enam-vähem. Loomulikult tuli ka mujalt maailmast otsida neid elektroonikakomponente näiteks, mis võimaldasid selle tingimusi täita. Ja mõtlesime, et aga miks me ei võiks ise teha sellise firma, mis teeb meile vajalikke aparaate. Oli ka selline ajajärk, kus neid firmasid tehti, hakati tegema. Ja nii see läks. Said tehtud esimesed Teaduste Akadeemia erikonstrueerimisbüroo tarkade meeste abil kokku pandud lidarid. Said tehtud neist, ühe saime müüa ka Poola, nagu ma juba rääkisin. Ja iga selline tehing võimaldas meil nagu edasi liikuda. Kasutades ära seda teaduspagasit ja oskust, mis meil oli nagu kogunenud, oli võimalik oma toode välja arendada. Ja see oli, mäletan, selline aeg, kus väga laialdaselt tegeldi selle keskkonna uuringutega, aga optilise seirega, distantsseirega ja põhisuund maailmas oli tookord nagu, ütleme, aerofotod erinevate spektri diapasoonides ja selle pealt püüti hinnata keskkonna seisundit, planktonit ja nii edasi. Meie seltskond oli aga väga kindlalt veendunud, et see tehnoloogia ei anna üheseid vastuseid. Et kui me tahame mingis kitsas
alas edu saavutada, siis me peame kõik mängu panema, et sealt see info kätte saada. Ja olles sammunud seda teed 20 aastat, näeme nüüd, et need, kes on käinud seda teist teed, on pöördunud tagasi, aga ülesanne ei lahendu, et nüüd on vaja mingeid muid vahendid. Me oleme 20 aastat seda arendanud. Mis see teine tee oli? See meie tee. Teine tee? Teine tee on, et kasutada ära päikesevalgust, mis ergastab ookeani näiteks ja siis ookeani spektri järgi arvata ära, milline on ookeani omadused või millised on ookeani vee omadused, millised on seal planktoni kogumid või reostatus. No ütleme, kosmosefotodel kasutatakse seda siiani ja seal kasutatakse ka seda väga edukalt nagu infrapuna diapasoonis ja ma hästi ei kujutagi ette, et sealt võiks saata alla ergastav kiir, laserkiir, mis võib-olla äkki ei tee kahju kellelegi. No sealt kõrgelt see on natuke. Et see oleks ka tohutu energia, mis oleks seal vaja, et seal on võib-olla see täiesti õigustatud. Aga kui me oleme objektile suhteliselt lähedal, ütleme laeva pardal või lendame väikesel kõrgusel, et meil on võimalik suhteliselt ohutute energiatega siiski seda objekti ergastada hoopis kitsama lainepikkusega kiirgusega ja siis, kui objekt juba vastab, siis selle objekti vastussignaal on palju kergemini interpreteeritav. Saate aru, et kui me anname talle kogu spektri ergastamist, me ei tea, millisest spektri osast tuli see nagu respons. Vastus. Eks ole, et tekib selline segadus. Ja. Aga kui me saame seda ergastuslainepikkust nagu valida ja sellega näiteks kas või erinevaid komponente seal või komponentide gruppe ergastada, siis me saame öelda, et millised annavad tagasi suurema signaali, näiteks milliste ainete kontsentratsioon on seal kõrgem ja lennates üle saab siis selle tihedust, selle jaotust määrata. Ja, võtan lihtsalt oma teksti jaoks. Jah, see on võib-olla... Tähendab just see, et tähendab, kahte tüüpi tehnoloogiat arendati välja. Üks oli siis need firmad, kes tegid päiksega, jah? Jah, et päiksevalgusest tekkinud fluoressentsi või seda... Et seda arendati ka nagu siis, sellega tegeleti ka? Jaa, seal üritati, eks nad mingites tingimustes saavad ka täiesti aktsepteeritavaid tulemusi. Kas sellega tegeleti juba enne, kui te hakkasite? Sellega tegeleti juba enne. Ja siis, kui mina asusin sellele teele, siis oli juba nagu võimalik kasutada lasereid. Et te otsustasite seda samas? Esimene lidar saigi siis nagu kokku pandud ja siis seda sai siis kasutatud ja sõidetud. Aga kas lidarid olid ennem ka juba olemas siis, eks ole? Lidar kui niisugune oli varem olemas, aga lidar, kuna ta on võib-olla mitmesugune. Üks võib-olla sõltub ju sellest, millist või et kuidas me töötame signaali, mis tagasi tuleb. Kas me võtame teda integraalselt või vaatame teda spektraalset jaotust, mis sealt tagasi tuleb. Või siis vaatame tema nurgalist, ruumilist ajumist või need lidarid on tõesti niisugune lai klass, aga neid saab häälestada täpselt erinevate ülesannete jaoks.